Festival on jõudnud 4. lõunatunnini, on jäänud veel ainult homne ja tänane. Ja kui me lõunatunni esinejad arutame, siis selles festivali toimkonnas ja töörühmas, siis oleme jõudnud sellise kokkuleppeni või arusaamiseni, et me püüame igal festivalil lõunatundi kutsuda kellegi kohaliku inimese. Muidu me kutsume tarku ja tähtsad inimesi väljapoolt, aga et oma inimeste tegemistest ja ka nendest asjadest võib-olla teada saada, mida me siiamaani ei teadnud. Siis selleks korraks on lõunatunni külaliseks meie oma kauaaegne kultuuritöötaja, minu hea sõber, turismiettevõtja Tiiu Siim. Tere tulemast, Tiiu! Ja kui me arutasime, et kes võiks olla lõunatunni külaliseks ja jõudsime Tiiuni, siis Andres tõstis esimesena käe, et tema on nõus Tiiut modelleerima ja tänast lõunatundi veabki Andres Uibo. Palun lava teie ja publikule head kuulamist. Aitäh ja ilusat päeva ja tere tulemast kõigile. Ausalt öeldes ma olen nüüd esimesed 3 tundi ja lõunatundi juba kuulanud ja paljud teist ka on olnud siin ja mõtlen, et see lätt esimese 3 tunniga sel aastal on nii kõrgele seatud, et väga raskes olukorras, nii et ma olen tõesti natuke erutatud, nii nagu eile oli see Aari Tuubingi ütles, et ta pole kunagi nii närvis olnud, kui eile oli. Aga mis teha, et siis tuleb ikkagi toime tulla kuidagi moodi. Ja muidu ma ikkagi saan neid küsida ja mõtlen, et küsime kohe koha peal, aga ma pean ütlema, et ma olen nüüd juba 1,5 päeva pingsalt mõelnud, et mida me siis küsime ja mida me räägime. Et Tiiust niisugust tavalist kooli juttu ei tahaks rääkida, need 3 esimest päeva, jah, need on ära hirmutanud mind. Aga mõned mõtted on siiski tulnud ja esimene mõte oleks siis selline, et tahaksin Tiiult teada lugu, kuna minu isa poolt suguvõsa on ka kõik Võrumaalt ja meil on igal suvel siis Võrumaal kokkutulek ja isa muidugi enam ammu ei ole, aga üks niisugune lugu Võrumaalt, mida isa rääkis, mida ma ise ei ole kogenud. Minu ema poolt suguvõsa on jällegi siit Vändra kandist üsna Suure-Jaani lähedalt, läksid Vigalasse ja nüüd mina olen nagu Vigala poiss Läänemaalt, aga isa rääkis ühte lugu, et minu vanaisa Hans Jürgens siis Vigalas oli ja ühe korra sõitsid, see oli kuskil 50. aastate algul, isal oli auto ja viis siis ka oma äiapapa siis Võrumaale sinna näha seda oma kodukanti ja lapsepõlvemaad näitama. Aga vanaisa oli olnud niisugune, ta oli väga jõukas mees, töökas mees ja küllalt tõsine ja peaaegu mitte kunagi kiitnud mitte midagi. Ja siis, kui nad olid jõudnud autoga, kes on Urvastest käinud ja Urvaste teiselt poolt tuleb sõida mäest alla see kiriku surma ja Juurestine kiriku poole. Teate, väga ilus vaade on see. Siis vana Hans Jürgens oli öelnud minu isale, et ma ei saa aru, kuidas sa siit tahtsid ära minna. Et see oli nagu kõige suurem tunnustus, mis vanaisa oli kunagi öelnud. Aga see oli mitte nagu temale, vaid isegi kuidagi teistmoodi. Nüüd ma küsin Tiiu käest, et Tiiu, sa oled ka Võrumaalt, et miks sina sa tahtsid ära tulla? Ja kuidas sa oled ennast nagu siin sisse seadnud, kas see rahvas on samamoodi siin vastu võtnud, kui oli Võrumaa rahvas või on see kuidagi teistmoodi nüüd? No nii, aitäh, et andsid mulle ka sõna. Et tere tulemast ka minu poolt teile kõikidele. No peaaegu kõiki tunnen, päris kõiki ei tunne, aga mul on nii hea meel, et tulite kuulama, mis ma siis räägin. Et kuigi oli juba küsimus, kas te mind pole näinud ega kuulnud, aga proovime siis selle tunniga hakkama saada. Jah, mu juured on Võrumaalt ja ma olen ikka siiamaani ütelnud, et minu veri on Võru veri. Mitte midagi sinna teha ei saa. Ma olen olnud 1. aprillist 1977 olen ma olnud siin Suure-Jaani kandis. Aga midagi teha ei ole. Kui ikka küsitakse, kes sa oled, siis mõtlen, et ma olen ikka võrukas.
et see suguvõsa ja see sünnikoht ja see elamine, mis seal oli, see ikka mul ikka väga hinges ja väga südames. Nii isapoolne suguvõsa, emapoolne suguvõsa, lapsepõlv. Ja kuidas ma siis siia sattusin? Ma sattusin sellepärast, et Räpina koolist mind suunati kõigepealt siia Lahmusele praktikale. Ja ma olin väga tubli praktikant. Ikka kõik tuli ikka ilusti ära teha ja siis ütles praktika lõpus, ütles selle osakonna juhataja Kalju Saabel ütles, et me olime spinginaabriga, et ühel tuleb teist nüüd tagasi tulla. Ja minu pinginaaber ütles, et mina ei saa tulla, mina olen Saaremaa stipendiaat. Ja siis tuleb sina. Mina ütlesin, mina küll siia tulla ei taha. Mina küll siia tulla ei taha. Sellepärast, et see vahe inimestel, mis on Võru inimesed ja see vahe, mis siin need nõnda nimetatud, nad ei ole mulgi, aga ütleme see Viljandimaa inimesed, see vahe oli nii suur. Minu jaoks oli see kontrast nii suur, see Võrumaa sõbralikkus, kõik ja see omaks võtmine, seda siin ei olnud. Aga ega meil halb ei olnud selle pärast. Ja siis muidugi Lahmuse sovhoos tegi minu nimele tellimuse sinna ministeeriumisse ja siis mind suunati siia. Oi, ma nutsin. Kuidas ma siia tulla ei tahtnud. Ja siis ma ütlesin, et 3 aastat ja mitte ühtegi päeva rohkem. No nii, nüüd siis on olnud 77, siis on nii, et 2 aasta pärast saab 50 aastat täis. Vot. Aga no mida sa ütled, kui siin kandi inimesed põhja satud veel tulema päris põhja, et kuidas need seal vahe on? See vahe on veel suur. Mina mäletan küll, kui me käisime Võrumaal ja lapse saadik ma olen iga suvel seal käinud ja kui autoga sõitsime kuskil, et mingi väike oli jäi seisma korraga, kohe inimesed ümber, et kas saab aidata, kuhu kohta sulle tulema kõik Põhja-Euroopas või Põhja-osariikides ja see täiesti tundmatu kõik jäävad mööda sinu. Et suhtumine on ikka teistmoodi jah, et ma ei ole nüüd hulga aega seal olnud, aga kui ma lähen ka, ütleme 2-3 korda aastas ma ikkagi käin, sest mul on ikkagi armsad need surnuaias need armsad inimesed seal ja käin siis vaatan kui oma sugulased üle ja see suhtumine ja see on igati südame läheb. Võru keelt? Ja ma või kõnelda küll, kui on vaja. Võru keel on tore keel küll, aga ma pean ütlema, et minu vanaema ka oli, et ega kui lapsest peast, ega ma midagi aru ei saanud sellest ja ikka tõlk küll vaja. Minul ei ole probleemi, kui ma lähen ikkagi sinna kodukohta, siis on nii, et võib-olla esimesed 10 lauset võib-olla siuke puterdet ja teed, aga see tuleb nii automaatselt. See ei ole probleemi. Aga mis ma siin kõnelen? Et ei ole siin kellegagi rääkida, kuigi võrukaid on tegelikult Suure-Jaanis mitu tükki. Isegi üks naine on siin Vastselinnast, nii et me oleme ühes kohast täiesti. Et võiks ju rääkida, aga ei me räägi. Aga Võrumaal räägin. Aga Aivar ei tulnud siin täna kuulama, et Aivariga räägid Võru keel kodus vahel. Ei räägi. Aivar ütles täna, eks ma ütlen, tuled ikka lõunatundi ka kuulama, ütles selle peale, et ma kuulen sind iga päev. Et ei tulnud. Aga Aivariga oli küll nii, et kui me esimest korda läksime minu koju, siis ta vaatas küll siuke imestunud näoga ja ma küsisin, et kas sul on tõlki vaja ja oli. Esialgu oli vaja, jah. Aga ta kuidagi nagu harjus ikka ära, mida rohkem käisid, seda rohkem nagu see kuulamisega oli, et ei olnud probleemi selle. No õpingutest ei taha pikalt rääkida, aga paari sõnaga maini ära oma ka see hariduslik taust ehk ütled. No ütleme 8. klassi lõpuni käisin ma Vastseliina keskkoolis, siis läksin Räpinasse. Aiandus on mind ikka eluaeg võlunud ja tõmmanud, nii et lõpetasin Räpina kooli.
aga see tants oli mul kõik kuskil tiksus ja siis ma tahtsin minna Viljandi kultuurikooli õppima kaugõppesse rahvatantsu. Aga tegin eksamid ära ja siis öeldi, et kahjuks me ei saa gruppi avada, 2 tantsujuhti ainult ja kaugõppes ei avatud. Aga no mine mujal, noh. Ja siis ma läksin ürituste režii ja lavastus, lõpetasin Viljandi kultuurikooli. Aga siis, noh, nagu ma ütlen, et see tants tiksus mul ikka kõik aeg. Ja 17 aastat tagasi siis lõpetasin ma pedagoogilise koreograafi ja veel. Nii et sõbranna ütleb, et teised lähevad sellises vanuses psühholoogiat õppima. Minu sõbranna läheb balletti. Nii et mul on neid tahkusid ikka päris palju. On jah. Aga ega me oleme ikka rääkinud ka, et kuidas me Tiiuga omavahel tuttavaks saime, aga võib-olla ühe korra räägime veel ja siis... Ja siis tõmbame viisu peale. Ei, me joont alla ei tõmba, ütleb niimoodi, aga see ajal... Vahel tuleb, nagu eile rääkisime, tulevad ka mõned uued punktid tulevad ikkagi välja, nii et meil eile olid tunnistajad ka kõrval. Jah, et Andresega oli see kokkusaamine selline, et kui ma olin siin Suurejani kultuurimaas tööl. Millal sa siia tulid tööle kultuurimaa? 95 ja ma olen seda mitu korda mõtelnud, et huvitav on kõik tuleb mulle ise vastu. Ma ei ole otsinud mitte ühtegi töökohta iseendale. Absoluutselt, kas siis tänava pealt või helistatakse või kuidagi igale poole mind kutsutakse. Täpselt samamoodi oli Ülo Köst kutsus mu välja ja ütles, et nii, nüüd on selline asi, nüüd tuleb sul Suurejani kultuurimaa direktoriks hakata. Mõtlesin, et mis mõttes ei, noh, tuleb hakata ja siis esialgu oli ma kohusetäitja ja pärast oli 8 aastat ja 2 kuud ja 13 päeva. Kuidagi on sellised meeles, aga see algus ei olnud üldse lihtne, sellepärast, et see kultuurimaja ei olnud kultuurimaa, see kultuurimaa oli kuur. See oli see inventari maja. See sama maja. Absoluutselt. Umbes selle koha peal, kus on praegu see ujuraosa. Siin oli see kultuurimaa osa ja see oli tõeline kuur. Sellel saalil ei olnud ühtegi akent. Mitte ühtegi akent, need olid kõik laudadega kinni löödud ja absoluutselt ja kõigepealt oli nii, et 2 nädalat koristaja koristas. Ja siis on nii, et koormate viisi sai taarat ära viidud ja siis proovisime siis vaikselt hakata ka midagi kultuuri tegema aga nii me tegime, nokitsesime selleaegne kunstiline juht oli Eda Saaremets ja siis järgmine suvi olid seda Mart Saare juubel ja juubelikontsert oli seal Mart Saare juures Üpassaares. Ilus kontsert oli olemas, Ramm laulis, koorid laulsid ja Eesti Kontserti poolt oli korraldaja nagu Toivo Tuberik. Viljandimaa meie ja siis Toivo Tuberik ja pärast istusime seal aias õunapuu all ja ütlesime, et järgmine aasta on kappidel juubel. Et midagi võiks teha. Teha ka 3 kapil oli täiesti juubel, midagi võiks teha, võiks natuke suurema jooneliselt teha. Ja Tuberik Toivo ütleb, et kuule, aga tule jaanuaris sinna Eesti Kontserti, räägime sellest asjast siis täpselt. Ja siis, see oli septembri lõpp ja mina läksin siis jaanuaris Eesti Kontserti uksest sisse, läksin siis Aivar Mäe juurde ja selle peale ütle, et julge hundirind on rasvane. Läksin Aivar Mäe juurde ja ütlesin, et ma tahaks Toivo Tuberikuga kokku saada. Tuberik on juba meil läinud, Tuberiku polegi. Ja siis ütlesin, et Tuberik ütles, et võiks midagi teha, aga ma saadan siin Andres Uibu. Ja nii, siis ma läksin Andres Uibu juurde. Rääkisin oma mõtte ära ja ütlesin ka, et midagi võiks teha, kas siin Laululeva järve peal, et nagu Võru tegi ju seda, et me võiks ka või Tamule tegi, eks me võiks ka midagi järve peal teha ja õnneks Andres haakus. Ja siis meil oli sel ajal oli see kunstiline juht Kessuka toas oli mitte Elle, vaid Elle. See oli Inna. Jah, Inna oli, eks.
ja Innast ta ei toimeta, Andres oli siis kunstiline juht, eks, ja meie siis pidime siin olema Surejanis hakkama saada. Ja meil oli siis esimesed jah, need olid muusikapäev. Ei jah, siin on see ka, et miks ma nagu haakusin võib-olla tegelikult Aivar Mäe ütles mulle, et Andres, sina sehkendad nende kappide ja nende selle muusikaga, et kuna ma olin tol ajal juba päris mitmeid aastaid olnud kontaktis ERS editsiooniga härra Horst Schubertiga Saksamaal, et kellega meil juba väga palju tööd käis ja meil oli Neeme Järviga olid projektid juba, istusime koos ja kirjastaja sai palju kirjastatud ja Heliloote kappide muusikat ka, siis mul oli see ohoo, aga see on nüüd hea võimalus seda nagu hakata ellu viima. Ja Aivar pani ütles mulle, Andres, sina sehkendad nende kappidega seal, sina hakkad seda tegema. Ja no niimoodi see lugu alguse sai. Aga me ikkagi järve peale ei saanud. Aga järve peal on tehtud. Ma ikka hõõrusin tõsiselt käsi, kui lugesin seda kava, et järve peal on tšello ja viiul ja on ka tulede mäng. Ja ma kirjutasin Andresele kohe, et suurelt tuleb unist. Nüüd on minu unistus ka täitunud, ja miks mitte seda teha ka edaspidi, sellepärast, et mina kahjuks olin sel päeval vanaema rollis ja ma ei saanud kontserdile tulla, aga need, kes käisid, ütlesid, et väga äge oli. Ja 27 aastat võttis aega. Just, et aga tuleb ju suurelt unistada, et sellepärast, et aga väga kihti kõik see, just see õhtune see müstika ja tuled ja mulle on alati meeldinud müstilised asjad, et sellepärast väga kihtet sai tehtud. Aga siis kui Tiiu teatas, et ta nüüd läheb ära põllumajandusse, läheb arendama loodust ja et eks see oli ka üks suur murdepunkt ja ma ütlesin, et ega me, kellega me edasi teeme, aga võt, nagu Tiiu enne mainis, et kõik visatakse sulle ette ja visati ette Valdmar Rein, kellega siis kellele siis sai, ma sain väga heaks sõbraks ja kahjuks oli see aeg nii lühikene, aga see oli väga võimas aeg ja sellele ta oli nagu päästerõngas, nii et sealt me edasi läksime. Aga me Tiiut selles mõttes nagu rahule ei jätnud, et hiljem on olnud, kui ikka vaja on olnud mõned laulupäevad ja tõsiselt, kui on ikka vaja suuri asju liigutada sinna, et koorid peavad tulema, kuskilt hakkab liikuma sealt lepit juures siia poole, siis on jälle Tiiu, tule nüüd, pane nüüd mehed ja naised ritta ja on minu vaja. Tegelikult on need päevad väga kihtid olnud, need kirikumuusikapäevad, mis on olnud ikka tõesti suured, eks ju, kui sul on ikkagi pea 1000 lauljat, eks ju, vaja seal panna seda ja teist ja kolmandat ja kõige rohkem ma mõtlen need, et kõik nende kooridega ja nendega sai väga ilusti hakkama, ainult Rannapi Reinuga oli probleem. No tema ei tahtnud tulla õigel ajal, ei dirigeerima ka teda, eks ju, et aga sai temale ka öeldud, eks ju, et kellaaeg on selline, et tuleb nüüd pulti minna, eks ju. Et oleme teinud päris suuri asju ja päris suuri selliseid liikumisi, nii et ma olen ikkagi pidevalt selle festivali sees, et ei ole kuskile ära kadunud ja ütleme, need päevad ka meie juures, Energiatalus need päevad ja et kõik ka, et no kuidas ema ei saa ju oma last maha jätta. Jah, aga nüüd muidugi lähme siis sinna Energiatallu, et ega kui ma algul mõtlesin, et siin on olgugi, et see palgakene kõik on nii ja nii nagu ta on ja aga minna eraettevõtlust tegema sinna kuskile täiesti kõrvalise kohta ja hakata taimi kasvatama, et pikka mööda see kõik võtab nii palju aega ja et kuidas see, et kas ta tõesti suutis nii rumal olla, et jätta selle nüüd siin ja kindla väikse palgalise koha, aga kindla sissetulekul minna sinna. Aga näete, taimed armastavad teda ja olles nii palju ka käinud ja on poengid ja kõik, mis on, nii et aga ütle, et tegelikult loodus ju kõik ju laulab. Absoluutselt. Ja nii et ega sa juhatad neid koore ja vägesid seal ikkagi edasi, sest seal on teised taimed, aga need teevad ka sinu tahtmist mööda ju. No ikka. No ma ei tea, kas ta nüüd tänavu teevad meie tahtmist mööda,
sest sellist aastat, sellist kevadet me ei mäleta enam hulka aega. Ikkagi on siuke tunne, et ei taha taimed kasvada ega mitte midagi, et no nii märg, nii külm on ja pole hullu, elame üle, eks ju, et selle peale, et aga ega siit kultuurist ära minna ei olnud minul väga lihtne, oli päris raske selline, noh, südamel oli raske, aga siin tuli teha lihtsalt kardinaalne otsus, eks ju, et see oli kohe näha, et üksinda Aivar ei jõudnud, eks ju, et kahekesi on ikka kahekesi ja sealt edasi minna, et me olime juba seda rajanud ja teinud seda talu. Aga meil ei olnud selle ajal veel püsti ei seda teemaja, ei seminarimaja, ei mitte midagi. Need suured projektid tulid kõik nagu pärast, eks ju. Et tagantjärgi oli see ikka väga õige otsus. Ei olnud vale otsus. Et sul võib olla küll see, ütleme, see kultuur on ikka hinge sees, aga ütleme, see kogu see majapidamine ja see oma talu ülesehitus, et see on ka ikka väga, väga suur töö olnud, väga suur selline südametöö olnud, jah. Jah, aga eks see sinu minek oli ka natuke ikkagi jällegi õigel ajal oli, et siis olid need Euroopa toetused ja võimalik oli rohkem. Täna oleks see ettevõtmine, kui sa täna oleksid veel siin ja hakkaksid sinna minema, see oleks ikka enesetapp. Ja no täna on hoopis teistmoodi, eks, aga samas ongi nii, et on tunne, et sa oled õigel ajal õiges kohas. See oli täpselt ka sama, kui ma läksin täielikult sinna oma tallu läksin, olimegi õigel ajal õiges kohas. Saimegi, eks, ja hakkasime kirjutama projekte, igasuguseid suured liiderprojektid ja väga hästi õnnestusid kõik, nii et meil läks ikka 3 suurt projekti läks ikka kõik läbi. Me oleme ikkagi teinud neid, väiksemaid projekte oleme nüüd ka teinud, ütleme selle elektri, selle paneelide peale, akupanga peale ja et need on kõik olemas, et järk-järgult ikka edasi. Sest nüüd me küll vaikselt juba mõtleme seda, et vaadake ikka passi ka, kas ikka peab enam nii palju tegema, et võiks nagu natukene juba tagasi tõmmanud. Oleme tõmmanud ka. Aga aeg oli ka hea selles mõttes, et see oli aeg, kus hakati jälle vaatama looduse poole ja ravimtaimede poole. Et sinnamaal olid ju kõik ainult meditsiini puhtalt tablettide peale, aga siis hakati äkki tulema aeg, kus oli ja siin on ka ju sinul ikkagi suur teene. Et kõikides kauplustes on tee olemas, sa jõudsid ju Hiinasse isegi välja. Oma teesortidega ja aga mis need sinu, räägi natukene, mis need ravimtaimed on või võib-olla see mõni saab ka teada, mina saan ka teada, mis millegiks hea võib olla. No meil on, ütleme, põllu peal võib-olla kuskil 40 erinevat taime kasvatame, eks, korjame loodusest palju ja siis on nii, et aga põllu peal on erinevad taimed, aga põhitaimed on ikkagi kummel, piparmünt, saialill. No need kasvavad iga saia ääres väga. 9-vägine või mis sul oli 7-vägine? Ja seda küll. Kui sa tahad neid saada 1-2 põõsast, siis sa võid neid iga aia ääres kasvatada, aga kui sul on ikkagi neid vaja rohkem ja ütleme turustamise mõttes, siis sa pead ikkagi panema nad põllu peale. Aga jah, 9-vägine on ikka võimas taim küll. Ma räägin. Eks ju, et kõik küsivad, et mis see taim siis on, et 9 väge annab. Aga need on ka nii, et alates peast, ütleme, ajutegevus, silmad, kurk, kopsud, kõht, närvid, absoluutselt kõik, eks ju, et ja väga ilus kollane taim tõesti, nii et... Kõlbab süüa ka selles mõttes, absoluutselt kõik. Et kui Tiiu juures on need koogid olnud, need on alati peal, et see koog ise ei pruugi nii olla äge, aga see lill on peal väga äge igal juhul. No meil on jah väga tavaks saanud, et kui me ikka... Ta võib niimoodi kaupa maha, sellepärast all võib-olla, et ei olegi midagi. Niisugune poevärk, peal on see lillekene, et siis... Ja, et kõik, mis on laua peal, tegelikult peab olema söödav. See on nagu raudne reegel.
ja me püüame oma toidud alati teha, ütleme selliseks ka midagi silmale vaatamiseks. Kui sa paned selle ühe õiega, seda 9 vägist või kassinaeris, see on hoopis midagi muud, eks ju. Ja siis on nii, et meil oli kolmapäeval oli grupp ja siis tegime, ütleme, metsavahi köögivilja pada tegime ja siis on nii, et enne kui sööma hakkas kõik, oot, ära nüüd sööma hakka, las ma teen pildi ära. et teeme ikka ilusti siukad rohelised ja lilled ikkagi peale ja et oleks, ütleme, see meie talu selline imidž, eks ju, et oleks ka silmale, et mitte ainult süüa, vaid silmale ja muidugi söökidega ikka arvestame seda, et nad oleks ikka väga värsked. Enamus oleks, ütleme, talutoodang või lähedal piirkonnal, eks ju, et kindlasti mitte, ütleme, külmutatud ja poolpabrikaati, vaid ikkagi kõik oleks nagu värske. Ikka taimedel on ikka vägi küll. Ja ega selles mõttes, et looduses on igasuseid taimi ja meil on ju teada see, et nii mõnigi on piibelehe ja karulaugu segamine ajad. Ja see on nüüd suurimaid segadusi ajavad, jah, eks. Mina isiklikult, kui ma käin turul ka kevadel hästi vara karulaugu ostan, siis ma ostan. Aga siis kui piibeleht mul on... Siis enam ei osta. Siis ma igaks juhuks enam sealt ei osta, sellepärast, et mille sa tead. Äkki on juba piibeleht, jah. Äkki on juba piibeleht, jah. No meil on... Karulauku sul ka on, ei ole? On karulauku, aga meil on siuke õunapuude alla on 2 kohas kasvab. Oleme saanud kuidagi kasvama. Kas ta on nagu selles mõttes nagu öeldakse, et ta kasvab igal pool? No vaat, aga meil ei kasva. Et ta tahab mingit kindlat pinnast. Ei ole nii, et kasvab igal pool. Ei kasva igal pool. Sest tundub, et meil on see põhjavesi üpris lähedal, külm maa ja me oleme proovinud väga mitmetesse kohta panna, küll jõe ääre ja küll võpsikusse ja küll aiamaa peale. Nüüd oleme õunapuude alla saanud, nii et me oleme toonud täiesti metsas karulaukude juures seda mulda. Et midagi seal on, aga nii nagu on Soomaal ju hektarite kaupa seda karulauku ei... No kasvab, aga mitte väga palju, jah. Et ei ole taim loll, et kasvab igal pool. Ta kasvab ikkagi seal, kus ta tahab kasvada. Aga mis see sinu taim on siis sinu aias, mis kõige varemini kasvab? Mis see loll ei ole? Pojengid. Pojengi Seda ma olen näinud, jah, et neid on sul 60 erinevat sorti. Oota, sa oled ikka ajast väga palju maha jäänud, ütle selle peale. See on mõne aasta nagu seda. Ja, mul on aias 196 pojengi ja umbes 180 erinevat pojengi. Nii et need on järgmised arvud. Aga tänavune aasta, nii et eile lugesin ära õitse 16 sorti, erinevat sorti, praegu need varajased, aga kõik need keskvarajased ja hilised, need on kõik nupus sel aastal. No ei lähe kuskilt. See tavaline roosa, ma vaatasin, et äkki jaanipäevaks ikka läheb. Aga jah, see pojengi, see kogumine, see hullus on mind ikka 20 aastat ikka nii viinud endast välja ja mitte ainult mind. Kui palju on Eestis pojengi hulle? Ma olen praegu seal Facebookis pojengi sõprade listis, eks ju. No sealt on nüüd ikka juba näed ikka igasuguseid. Aga see pojeng on ainult, ütleme, meil olime Vigalas oli hästi ilusad pojengid ja no mitte nii palju, meil oli see, ma ei tea, mitu sorti 3-4. Aga kas see pojeng on silma jaoks või on kasutad sealt mingit pressid ka midagi välja, see tinktuuri või? Et tegelikult pojeng on ravintaim. Vanast ajast saadik on pojeng juba ravintaim ja teda kasvatati mõisaaedades, kasvatati ravintaimena. Ja just see kõige tavaline, me ei saa ütelda tavaline, see punane, just see Red Grace, Red Magic, et need on just eriti need sordid, mida kasutati vanades mõisaaedades ravimina. Kasutatakse õisi, lehti, juuri. Kõike võib kasutada, aga põhiliselt juuri, pojengi juuri ja kasutati just soolestiku
reguleerimiseks ja sise nendest valude ja nende peale. Aga me oleme proovinud teha poengidest näiteks lillevett, poengi lillevett. Lootus oli nii suur, issand, saaks hea lõhnaga kõik need punased seda, no ei tulnud. See on üks kõige suurem pettumus üldse poengidest. Aga ma olen kasutanud neid punaseid õisi ja pruunlehti olen kasutanud vannisoolades. Et kuivatad ära need kroonlehed ja siis meresoolaga. Või mikstris või upris teed ära ja vannivette. Ilus roosa värv tuleb, nii et saab ilusti kenasti kasutada. On kasutamisvõimalust. Nüüd oli hea sõna. Tiiust tuli meresool. Meresool, kuna Tiiu on ka kõva reisisell, käib mööda mereääri. Jah, on jah. Mitte ainult mereäär. Ja sa oled muidugi pead käima, sest Võrumaal merd lähedal ei olnud, just näed ka. Et räägi sellest nüüd, mis see reisimine või kus sa selle meresoola tood sealt? Meresoolast on Coopist. Meresoola toome Coopist või ökopoodidelt, nii et seda ma sealt kaugelt ei vea, aga jah, aianduse kõrvalt minu üks väga suur hirm on ikka reisimine. Et mitte midagi sinna teha ei saa, ühelt reisilt tuleb, teist juba planeerid, mõtled jälle, kuhu lähed. Et võib-olla on ka see sellepärast, et nooruspõlvest me ei saanud eriti kuskil käia, kuigi Lätimaal me ikkagi käisime. Et sai ju Lätimaal käia ja sai ka Leedus käia, aga me ei saanud ju mõtelda, et lähme kuskile Soome või Rootsi või ükskõik kuskile. Et Venemaal ikkagi sai käidud, isegi praegu näiteks ei saa minna Jaltasse, Odessasse, et need kohad on kõik ära käidud. Aga praegu on jah nii, et no ma ei oska ütelda, ma ei ole päris täpselt arvestust pidanud, kunagi ma pidasin, eks ju, aga ma arvan, et mul on sellest 50 riigist võib-olla 3-4 puudu. Et päris suur selline maade seda oma, et kõige kaugemad reisid on Austraalia, Indoneesia, Bali, Costa Rica. Ja siis olen käinud Ameerikas, olen käinud, Torontos olen käinud. Et ja Euroopa riigid on ikka päris paljud. Ja nüüd ikkagi vaatad jälle seda riiki, kus ei ole käinud. Tahaks nagu seda käia. Ühesõnaga, sul on mingi tabel kodust, tõmbad seina peale jutti, et seal ei ole käinud ja seda sigu ei ole. Ma käisin seal ja oi, see oli nii lahe koht, et ma tahaks jälle just, et tegelikult on olemas selliseid kohti, kuhu tahaks ma kindlasti tagasi minna. Ja ma olen mõtelnud seda, et iga aasta on kripeldab, või ma tahan sinna Hollandisse lillefestivalil minna. Seal on poengid, seal on tulbid. Seal on tulbid, aga no tulbid on ka ju väga ilus. Tulpe sul ei ole? Miks ei ole? Mul on ikka tulbid olemas. On tulpe. Mitu sorti neid on ka? Jälle 300. Ei, 300 ei ole, eks ju. Aga on tulpe on ka, nii et kevadel hakkavad ikka sibullilledega ja siis läheb. Ja nüüd järgmine siit kohe edasi, et kui sul lilled on tulbid on, et kas mõni niisugune on, mida sa tahaksid hakata veel hakkama, seda lille ma tahaksin hakata veel kasvatama, kas mõni niisugune eriline mõte on? Ei ole. Seda viitsi kasutada seal. Vaata, roos ei ole minu lill. Täitsa uskumatu, aga roos ei ole minu lill. Vajab liiga palju hoolte. Ta vajab hoolt, aga ta ei taha ka hästi meie talus kasvada. Et kas on jälle... Mis on talul viga? No talul on viga ikkagi roostab sooja pinnast, aga meil on põhjavesi lähedal. Ma olen seda juba ütelnud, eks ju. Ja kui sul ikkagi, kui ma läksime sinna tallus, mul olid, ma proovisin ikka seda roosi ja teist roosi ja kolmandat roosi, aga nad läksid õige pea jälle välja. Ja siis ma olen ikka alati jõudnud selle tõdemuseni, et sul ei ole vaja pingutada sellega, mis ei lähe. Et on ka teisi asju,
mis lähevad, no mingid lähevad, noh, eks ju, et aga mul on mõni roos, mis on kingitud, need potiroosid. Need kuidagi kasvavad, aga kõik need, mis on need suured aiaroosid, et ei ole minu lill. Neid käib mujal vaatamas. Neid käin mujal vaatama, kui vaatan. Ei, ma ikka vaatan küll, eks ju, ei tähenda seda, et meeldivad ikka kõik lilled, et aga huvitav on jah, et need, kellel on koduaedades väga palju roose, kasvatavad ikka väga palju, aga ikka igal inimesel on oma taimed, oma lilled, oma selline, mida ta kasvatab. Et kellel ikkagi vähegi on oma aed ja siis vaatad, et ta kasvatab sellist, noh, et temal on hästi palju neid. Aga mida mul on palju veel? Mul on palju flokse ja neid ma kutsun hilisteks õiteks ja see floksipeenra, see fenomen oli kuidagi äkki 7-8 aastat tagasi. Pojengid õitsevad ära, tulpid õitsevad ära, pojengid õitsevad ära ja siis äkki vaatad, et polegi nagu aias enam midagi. Aga ravimtaimed on. No ravimtaimed on, aga nad ei ole otseselt aias. Nad on seal kuskil põllu peal, no kes see sinna põllu peale viitsib kõikalt minna. Ja siis ma vaatasin, et sel ajal hakkasid hilissügisel poole õitsevad floksid. Ja kuna minul on tantsurühm ju hilised õied, ja siis ma ütlesin oma tantsurühma tantsijatele, et igaüks kingib mulle ühe floksi. Meil on nii tavaliselt, mul on nii tavaline, et ma pole midagi kinkida, eks ju. Ja tegelikult see peenar, mis sai alguse just nende omadest, oli seal võib-olla paar tükki, mis olid nagu ühtemoodi. Ikka igal ühel oli kuidagi erinevad ja nüüd ongi nii, et peale seda siis on nende kingitud, siis on nii, et ise nostetud, siis on mõned teised kinkinud ja ma ei tea, üks 40 erinevat sorti võib-olla floksi on, eks ju, aga nad on just see sügise lill, et väga kihti ja just seda ma ütlen, et minul on hilistöite peenar. Et vaat kuidas on, millest on tulnud jälle, eks ju, et tantsurühmast on tulnud hoopis see hilistöite peenar, nii et Toalilled, kaktused. Et kaktuseid ei ole, aga mul on väga palju orhideesid. Mis kõik on? Kõik on, nii et talvel on ka. Ja orhideega on ju nii, et õitseb ju 3-4 vähemalt. Mõtle vaid, kui palju õitseb, eks ju. Et ma olen alati sünnipäeva mul jõuluda. No mis me sulle kingime? Kingime mul orhidee. Et mõtle, kui kaua õitseb. Ja ma saan nad tavaliselt uuesti ka õitsema ja väga ilusti. Lilled on väga tundlikud, et minul oli kodus, oli kunagi Vigala kodus oli, tehti, isa tegi remonti ja meil oli väga suur jõulukaktus oli. Ja see alati läks kuskil 1-2 päeva enne jõululaupäeva läks lahti. Ja siis isa tegi toas remonti ja viis selle jõulukaktuse teise tuppa sinna ära ja see juhtus siis niimoodi, et edaspidi ta hakkas õitsema jaanipäeval. Täpselt jaanipäevaks läks alati lahti, nii et lilled on ikkagi väga tundlikud ja ühest kohast teise tuppa ja samas hoones, no ütleme, et ei olegi nagu siit viia läbi ukse ja natuke panna teise tuppa ja kujutad ette, hakkas õitsema jaanipäeval. No lilledega on nii, et kui sa viid nagu teise kohta, sa pead väga arvestama ka seda, kuidas ta sul ennem olnud, et põhjakülg, lõunakülg, hea oleks märgistada ära poti peal seal ja panna ka täpselt samas teises toas ta sama nagu suunaga, aga samas võib-olla jookseb sul seal vesi all. No vaat, ja siis ongi nii, et ta ei taha sul seal õitseda. See on kõik see, mida meie inimestena ei tunne ja me ei pea tähele, aga millest saavad aru kõik iga loomad ja kõikstused tegelased ja lilled ja taimed ja siin on ikkagi palju targemad, palju intelligentsemad kui inimene on. Palju leiutama, palju vaatama ringi, aga lilled sulle näitavad paljud asjad kätte. Väga palju ja loodus üldse näitab hästi palju kätte, et kuidas suhtuda üldse nagu sellesse elusse ja sellesse.
kummaline maailm. On jah kummaline. Eile oli siin Paap Kõlar rääkis, tuli juttu nendest ja ka elektrist ja tuulikutest ja asjadest ja eks olles ka midagi lugenud, et Eestimaa on ikkagi veel väga rikas looduse poolest, et puid ja kõik on väga palju. Ja aga kui Lääne-Euroopas, kus Tiiuga on ju palju käinud ja näeb, et seal on ikkagi riike, kus ikkagi puu on ikka suur haruldus. Holland või ja et kõike seda tasakaalu rikkuda on ikkagi väga ohtlik selles mõttes, et me võime nüüd täna küll selle süsihappegaasi kõrvaldada ja teha puhtaks sellest ja et meil on nüüd puhas õhk on inimesel hingata, aga sellega me hävitame totaalselt eluslooduse. Sellepärast samamoodi nagu meie vajame hapnikku ja puhast õhku hingamiseks vajavad ju taimed, kõik vajavad süsihappegaasi. Eks selle puhta õhu ja tagajärg ongi ju see tegelikult, et miks, aga sellest keegi ei räägi, sellest on väga see on nagu niisugune teema, niisugune põrandalune teema, millest ei tohi kõva häälega rääkida. Jah, et rikud mingisuguse süsteemi ära ja pärast kannatab ikka väga palju süsteeme, mitte ainult üks ega kaks, vaid kannatab ikka väga palju süsteeme. Loodus on nii tark, et ta oskab ennast ise reguleerida, aga muidugi meie puhus on ka see, nagu ikka meid on aetikaks siia pandud ja nagu Tiiu teeb seda aiatööd, et mis tagajärg on see, et inimestena ju eksime kogu aeg, et katsetame kogu aeg. Vanasti oli linnas olid niidetud kõik need aljasalad, nüüd on niimoodi, et kõik kohad kasvab rohjel üle pea enam teise, kui kaks autorida on enam ei näe teiselt poole ja tagajärg on puukide uputus ja nii edasi aga su karud ka käivad siin aias või? Aias ei käi, aga põllu peal on käinud. Nii et me ise ei ole näinud, aga jäljed on läinud. Suured jäljed on üle põllu läinud, nii et järelikult nad ikkagi on liikunud. Aga meil ei ole talul üldse aeda ümber. Nii et reebased ja jänesed ja siis siin paar jänest käivad meil aga metskassina äärist muudku söömas, nendele väga maitsevad need, eks. Nii et paras loomaaed on kitsed talvel, alumised õunaku ääred, need on kõik ära söötud, ei ole vaja õunakuid lõigata. Aga mis sellest ongi, et ega kui loomus ära ja mina olen, mul omal suve kodu Kaberni, aga kandis ära kaudkabetsid maha võetud ka, karud liiguvad ringi värgid, karul pole kuskil elada ja loom ei lähe ju üle lageda välja kunagi. Vaata ikka puude, kui on kuhugi minna ja lõpuks ongi niimoodi, et Tallinnas on kes südalinna, poiss vaatab, et on see samane kass on riida peal, teeb küll Ilves. Oligi nii. Aga Ilves seal Sakala metsas ja meie ukrainlased ütlesid, et väga suured jäljed on, need ei ole kassi oma. Ja millegipärast Aivar arvas, et need on Ilvese jäljed. Nii et kuidagi ohtlik on seal maal vahepeal, aga mina nagu nii väga ei karda selle pärast, et ega need loomad ikkagi sul ikka, kuidas ma ütlen, kui sa ikka oled ise lähedal, nad ikka ei tule sind nii lihtsalt sinu lähedale, ta pigem põgeneb sinu eest ära, nii et ei ole mõtet neid karta. Aga sa enne mõtlesid, et sa oled väga paljudes riikides oled käinud ja et kogu aeg sulle mõttes, et kõrva taga, et ühest tuled, et järgmise kohta peab ju minema. Just. Et mis need järgmised sihid on sul, et kui see kõrva tagant välja võtta, et avad meile ka natukene seda? No esmaspäeval tulime me Lätimaalt. No seal käib igalus igapäev. No vaat, seal käib iga normaalne eestlane, kes on seda sa võid ütelda, et meil oli sihtpunkt oli Valmera ja nii mitu tükki, ma olen seal Valmeras käinud, eks, et ma ei tule seekord, et ma olen seal Valmeras käinud, eks. Aga mina olen teinud nüüd Suure-Jaani, ütleme, vanemate ealiste grupile, olen teinud 8 aastat, iga aasta suvel olen teinud reisi. Alustasime aastaid tagasi Saaremaal, 2 aastat ja erakooli koroona, siis ei saanud minna. Aga seekord võtsin sihiks Valmera ja
sest minu põhimõte on nii, et ma tahan iga kord pakkuda selliseid erinevaid nüansse. Et seekord planeerisin just selle peale, et Valmera külje all on üks väga suur poiengide aed, Selleseri poiengid. Ja just seda, et umbes selle peale, et ennem jaani peaks nad õitsema väga, väga hästi. Me nägime, no see oli tõesti suur aed. See oli ikka väga, 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 väga suur aed. Mis nad ütlesid? Üle 1040 sorti. Ja kuskil ikka väga suur aed, aga nendel õitsesid ka praegu need varajasemad. Et kindlasti võtsin alati huviorbiiti kas see, mis mulle endale meeldib, siis mõtlen alati seda, et võiks olla midagi siukest söödavat, midagi, mis on ikkagi oma talutoodang või midagi sellist. Ja seekord me käisime jumpsi söömas. Ruhja jäätise tehasest, kus on tõeliselt naturaalsest piimast tehakse jäätist ja on ikka 100% naturaalne. Ja kui sulle ikka tuuakse 10 erinevat sorti, võib-olla oli ka rohkem suurte kaussidega, no lase käia, väga kiht, rääkisid ka tehnoloogiast. Ja siis mõtlen alati ka selles suhtes, et võiks olla mingi selline vana mõis, ütleme mõisakultuur. Ja siis me käisime seekord Tikli mõisas, see on Valmerast natuke eemal. Ja siis avastasin Valmerast 2 aastat tagasi, avati Valmeras üks elamuskeskus. Ja siis ma jätsin grupile selle, ütlesin, et see on üllatus, ma ei ütle teile, et me lähme sinna. Ja see elamuskeskus, see oligi elamus. Et see oli tõeline siuke värvide, vitraažide, klaaside mängud, eks ju, ja hästi kiht mahemuusika mängid, et seal ma ise polnud käinud. Esmaspäevane päev on selline päev, kus kahjuks on kirikud kinni. Muidu ma ikka tavaliselt mõtlen, et võiks ka kirikutest alati käia, vaadata seda kirikukultuuri. Aga püüan alati programmid teha, et erinevad oleks. Midagi alati uut, midagi alati põnevad ja et põneb ka minule ja muidugi rääkimata reisiseltskonnas. Ja nii tore on tagasisida see, kui nad tulevad ja ütlevad, pane mind järgmine aasta juba kirja. See on juba mitu tükki ütelnud mind, pane mind järgmine, ma tahan kohe kindlasti tulla. Et selles suhtes on väga kiht avastada ka. No ei olegi tingimata vaja Alaskale minna. Absoluutselt. See oli meil esimene välisreis. Minul on jäänud ka huvitava Lätist tükene ja mulje, et mõnda kohta veel tahaks veel minna, et kus pole käinud ju. Pole Liivimaale minna, pole häbi öelda, pole Liivimaal käinud. Vanasti pool Eestit oli siiamaal küll Liivimaa üleval, on nüüd natuke säilid seda seal Kurra sääre peal, aga no ei ole jõudnud. Aga Eestimaal on ka väga palju avastamiskohti. Tõeliselt on nii, et kui sa hakkad seda programmi tegema, siis süvened ikkagi sellest, et võtad nagu mingi kindla nagu marsruudi, mõtled, kust minna. Ja meil on olnud nii 2 kui 1 päevaseid reise, aga lihtsalt see, et nad oleks nii eriilmelised, eks ju, et seda teist, kolmandat. Et võib-olla mõtelda nii, et oleks silmale, kõhule, siis südamele ja siis sellised asjad. Aga kui nüüd edasi, siis minu järgmine reis on Ruhnu, juuli alguses Ruhnu. Meil on Räpina kursuse kokkutulek seekord Ruhnus. Mitte keegi ei ole seal enne käinud. Me lähme vaatame selle saarega üle. Siis augustis Skotland. Ja oktoobris Saksamaa. Saksamaale lähme maaturismiga. Võt see maaturism on üks selline imeline seltskond. Need on kõik need maaturismi ettevõtted, mis on koondunud nagu ühe selle maaturismi selle egiidiale, MTÜ Eesti Maaturism. Ja iga aasta sügisel korraldatakse kuskile riiki. Ja võt seal on nii, et see seltskond, kes seal on hakanud käima, need tahavad juba sinna minna nii, et sinna tekib juba tavaliselt alati joonealused.
et 2 tunniga on grupp täis, kui sa ei saa seda, saad meili ja ei saa kohe registreeritud, siis öeldakse sulle, et sorry, grupp on täis, sest see seltskond, juba see seltskond ja need kohad, sest see vastuvõtja viib meid igasugustesse erinevatesse selline maaturismi nagu ettevõtetest, et see on nii palju põnev, et see ei ole nagu päikese võtmine, vaid tõesti sa näed, eks ju. Me oleme nii põnevates, issandast ma mõtlen, see oli Prantsusmaa, viidi meid kuskil mägedesse kõrgele, ma ei tea, kui palju. Pariis ei ole kõige huvitavam, väga palju. Just, ja siis ongi nii, et mingi maatalu mehekene kasvatab seal mingid mõnda laamat, võtab turiste vastu, restoraan on seina peal, vakst on laua peal, eks ju. Aga restorani nime all ta on, teeb ise süüa, pakub süüa, et sa näed, kuidas elavad nagu teise riigi need maaturism. Et see on selline hästi huvitav, nii et nendest käikudest ei taha kunagi loobuda. Ja no kujuta ette, 3 reisi on juba sel aastal. Ja, ma tean, mida see tähendab. Et sa oled ise ka ju väga suur reisiselja. Jah, eks ma olen korraldanud neid ise palju käinud ka ja aga me sellest praegu rääkima. Aga minu huvi on muidu Lähis-Ida ja nüüd on ikkagi see, tundub, et see kott hakkab ikkagi koomale tõmbama, et omal ajal on terve Venemaal läbi sõitud kontsertidega, nii et ma olen õnnes ka seda poolt näinud, et vahepeal pandi see oli kinni, nüüd on lääne, aga nüüd varsti ei saa sinna ka, sest minu huvi on olnud ikka Lähis-Ida. Iisraelis on käinud 10 korda, aga et seal on jah kõik ja tundub, et Venemaa on kinni, alt on kinni, kuskilt ei ole, nii et ma olen alati öelnud, et käige nii kaua teil võimalik on, et tulevad ajad, kus te ei saa mitte kuhugi minna ja tundub, et see aeg on juba kohe kätte jõudmas, aga selle eest jääb ikkagi Suure Jaani jääb ikka see on võimalik tulla veel nii kaua, sest teile kujutate ette Merle Karusoo. Ilma selleta ta ütles, et pole siia Suure Jaani kunagi jõudnudki. Paap-Kõlar ka Eilandstüpp poleks kunagi jõudnud, aga nii palju on meie selle Suure Jaani muusikafestivali kaudu inimesi siia tulnud. Et see on üks suur asi, et oma paika ja näete, Suure Jaani on igaüks teab. Täna Eesti kaardi peal täitsa kindlalt reklaam jookseb igal pool, kui midagi muud ei teates koht on ikka olemas ja ükskord siia jõutakse nagu nii. Aga nüüd on, oota kelle ka, et üks teema veel, mis on meie obligatoorne, see on 3 päeva, on olnud meie teemaks lõppenud jutt sellega, et Eestil puudub juht. Miks meie asjad kipuvad niimoodi kiiva minema ja mul ei olnud üldse kavas sellest puudutada. Kuna seda rääkis Jaak Allik, Merle Karusoo, Eila Paap-Kõlar ja no me ei saa Eila homme pärast sellega, et Laine Randjärvel, et sellest tuleb ka rääkida. Et räägi nüüd, et miks sina oled, sa elad siin Suure Jaanis oma jõe ääres, eks ole, sul oma, sa ütled, et karu käib isegi aedas, eks ole. Vaatamas, kontrollimas, mis sa seal teed, et mis siis ikkagi lahti on, vaatasin eile, oli üks vahva lugu oli sellest, et väga õpetlik oli eile, ega minul see eriti korda ei lähe, kes seal jalgpalli president on, aga need valimised eile, seal Pohlaku ja ma ei tunne kumbagi ei tunne vahel ja pärast Pohlaku ütlus, et see on nüüd tunnustus sellest, kui lõhki Eesti on. Et see valik, kuna ta oli ju salajane hääletus, siis näitas ära, oleks avalik olnud, kes teab, kuidas näib. Aga räägi, et miks sinu silma järgi või siin vaadates on ja kuidas see ka tundub, kui ma siin koha peal vaatan ja räägin, siis mul tundub ka, et see on kahjuks on ikkagi võrdes 20 aasta taguse asjaga ikka väga lõhki läinud. No võt, mina ei ole päris õige seda asja üldse kommenteerima. Ma olen ennast üpris ära distantseerunud igasugusest poliitikast, igasugusest... Aga öeldakse, et kui sina ei tegele poliitikaga, siis tegele poliitika sina. Ja, seda ma tean, eks ja
Priidule olen ma ka mitu korda ära ütelnud. Priit on ka sellist. Et Priit on kutsunud ka mind uuesti volikokku. Ma olen olnud seal aastaid, eks, ja mulle absoluutselt ei meeldi jagelemine, võimumängud. Et kuidagi ma tunnen, et need on nii ebameeldivad, need on nii vastikud, et sinust väiksest inimesest võib ütelda küll, et võiks sõltuda. Tegelikult sellest minust ei sõltu eriti mitte midagi. Et sõltub ikkagi, ütleme sellest, ütleme ühest rühmast, kes on võimeline seda kõike edasi viima. Et Priit on teinud praegu siin tohutut tööd, eks ju, et oma valimisliiduga, et vaat sealt võib, ütleme, meie kanti hakata midagi tulema uut nagu edasi ja ütleme seda meie piirkonna eri. Aga see kavalda ikkagi seda lõhet ikka. Ei, lõhet ei kavalda. Kui ta ikkagi ka üks puha, kuidas pidi ta läheb, aga lõhe on ikkagi, et no ma arvan seda, et see on ikka inimeste pettumus. Ikkagi kõige selle hinnatõusud ja kõik need elukallidus ja kõik see, et sul on ikkagi vähemaks jäänud. Ikkagi jääb vähemaks kõik, igal pool on hinnatõusud, see ei ole nagu vist. Aga see tekitabki lõhed sellepärast, et paljud inimesed ei tunne seda, et tal ei ole raha. Aga kui paljud tunnevad seda, et ta peab peost palgapäevast palgapäevani ja vaat sellest tulevadki need suured lõhed. Minu arusaam on ehk natuke teistmoodi, et ega see oma kogukond, see kõige lähem kogukond, et see väljas sisse ostmine täna ma hommikul rääkisin Kaari Tuubiniga, helistasin talle ja rääkisin tänasin eilse eest ja siis ta ütles, tema tunneb Aivar Pohlakut hästi. Milles põhiprobleem oli? Põhiprobleem oli selles, et see uus seltskond, see tahtis nagu võtta selle suuna, et osta väljaspalt nii palju sisse jõudsi kui võimalik. Mustanahalisi peasi, et tase oleks vägev. Aga Pohlaku asi oli olnud selles, et Eesti omad noored poisid ja oleks selle mustanahaliste asi piiratud, et üle 2 ei tohi olla, üle peavad olema kohalikud. Et see vallaga lugu mul tunda samamoodi, et kõik need valla tegelased peaksid olema nagu, see on nagu oma perekond, et ma ei võta äkki ühe pere, oma perekonda, naise kõrvale üle teisegi kedagi, kes annaks mul need asju vaja. See ikkagi läheb hukka. Kas selles ei ole nagu natuke? Ütleme, kui sul inimesed elavad ikkagi Suure-Jaanis oma vallas, ta tunneb ju kõiki palju rohkem kui see, kes tulevad ju mujalt, eks ju. Temal on hoopis teine visioon, hoopis teised mõtted, kuidas seda valda siis nüüd edasi viia. Et sellest need käärid tulevadki. Need ei tule sul sellest... sa ei tunne ikkagi inimesi, sa ei tunne olukorda, sa ei tunne valda, sa ei tea selle toimimismehhanismi. Et need on juba selle pärast, eks ja. Ja sama on ka riigis ju. Mõtle vaid, mul on poeg, kes töötab Kliimaministeeriumis. Aasta jooksul on 3 ministrit tal olnud. Ütleb, et üks tuleb, et ma tahan seda moodi, paari kuu pärast on teine, ma tahan seda moodi, läheb natuke ära, teevad ära omad asjad, 3. tuleb, et ma tahan seda moodi. Ütleb, et see ei ole lihtsalt jätkusuutlik. Et need käärid tekivad juba nendel tasanditel, et pidevalt poliitikud muudku jagelevad oma vahel. Kõik tahavad ju võimule saada ja. Ja kus see riik siis saab edasi minna, kui kõik muudku materdavad ühte maha, materdavad teist maha, sina ei kõlba siia, jälle vahetuvad, jälle muudku avaldavad umbusaldust. On ju nii ju tegelikult, et kuidas see asi siis saab edasi minna? Siit ongi nüüd hea küsimus selles mõttes, et kuidas saab see asi edasi minna, et ootaks nüüd küsimusi Tiiule, et kuidas saab siit edasi minna? Kuidas saab siit edasi minna, jah. Las ta siis vastab teile. Seda ma ütlen, et poliitikasse ma ei lähe. Ma teen rahumeeli oma tantsuprojekte,
oma kultuuriprojekte, et tegelikult mul on üks suur projekt praegu käsil. Ma loodan, et ta mul aasta jooksul realiseerub. Saladuskattel võin natuke rääkida sellest, et Viljandimaa tantsuõpetajad, me oleme aastaid kasutanud Lõuna-Eesti Memmetaadi peol Viljandi tantsuõpetajate tantsurepertuaari, teevad tantsud ja neid tantse on tulnud aastate jooksul, mis on ka juba lava peal olnud, on tulnud juba kindlalt üle 20, võib-olla rohkem. Ja minu mõte oli juba see, et nad ei jääks Kalevi alla ja me tahame koos anda välja ühe raamatu, tantsuraamatu. Nii et ma tegelen praegu nüüd selle projektiga. Siis on väga hea, siis on juba 4. lõunatunni inimene, kes tegeleb raamatu väljaandmisega. Mul oli Merle Karusoor oli, eile oli Paak-Kalari raamat, nii et juba tähendab lõunatunti saamiseks, et siia laua taha peab olema see, et tagakohtes peab olema see idee, et raamat tuleb välja. Et see on kindlasti suur projekt, eks, ja meil on praegu juba nii, et mitmed koosolekud olnud, kõik on juba nagu ettevalmistuse faasis, eks, aga sellega läheb aega. No nii nagu üldse suurte projektidega, nii et ma ei maga. Kindlasti ma ei maga. Ja kindlasti tantsupeole minek? Ei ole. Vaatama on, aga mitte tantsima. Sellepärast, et minul oli 25 pool aastat oli mul segarühm. Nendega me käisime kõik aeg tantsupeol, aga ühel hetkel ma tundsin, et nüüd on see aeg, kus tuleb anda üle noorematele ja õnneks mul oli anda kellegile. Ja siis oli nii, et ma jäin ainult oma selle eakate tantsurühma juurde. Me tantsime ja siis on mul võimlemisrühm ka, nii et me võimleme ja minu jaoks on seda väga parasjagu. Nii et vaatama lähen, aga kahjuks memmesid ei võeta Tallinnasse tantsupeole. Aga võimlemispidu? Võimlemisrühmaga me ei lähe. Me võimleme, see võimlemisrühm on olnud mul tegelikult kõige kauem, see on üle 30 aasta olnud võimlemisrühm. Ja see on tervise võimlemine, me saame nädalas korra kokku ja see on tervise võimlemise rühm ja me ei kandideeri ei tantsimist ega võimlemispeole, me teeme ainult iseendale. Ma annan sulle hea nõu, et oma memmedega mine Lätti. Lätis võetakse siit vastu, sellepärast, et laulupeale tahtsid meie tummade koor minna, ei võetud vastu, aga Läti laulupidu toimub ka tänavas. Ja Läti võeti tummade koor, Eesti koor laulma, nii et sulle siin, kuna sa Lätis juba käid, mine oma memmedega Lätti. Aga meil on väljunud selle rühmaga, meil on tegelikult alati iga aasta 2 pidu, üks on Viljandimaa Memmetaadi pidu ja siis on 4 maakonna Viljandimaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa Memmetaadi pidu, kus on ikka 700-800 esinejad, suured peod, sel aastal oli Pühajärvel, eelmine aasta oli Viljandis. Et me saame oma esinemised ja me käime Lõhaveres viimas rõõmu, tantsurõõmu ja koos Meelespea ansambliga nemad laulavad, me tantsime, nii et laupäev homme esineme, nii et ei saa ütelda, et me ei saa esineda. Eks ju väljundit on. Aga ma arvan, et meil on niimoodi, et nüüd on toredasti aegu läinud, et Tiiuga on saanud juttu rääkida ja Tiiuga on tohutult eelis, ma avaldan teile suure saladuse, et Tiiu elab Vihil, siis avasel lähedal. Ja kui ütleme eile Paak-Kõlariga peales pead sõitma Ristnale, Hiiumaale, see on kaugele sõitlik, siis siit võtke see ette Vihile, seal on muuseas turismitaru. Ja saate minna Tiiu juurde küsida seda, mida te praegu kõik ei julge siin küsida. Aga te võite küsida. Äkki on mõni küsimus, mis tahaksite küsida? Mina küsin, Tiiu. Küsi. Kultuuri teemal, kuna mina sind tean rohkem või kultuuriinimest kõige rohkem, vähem kui ettevõtjat ja ravintoja kasutaja. Nii. Et laulutantsupidu on tulemas ja meie valla enda omani ja maakonna omani. Ma küsingi selle laulutantsupidu traditsiooni jätkumise kohta, sest et viimasel ajal uuesti jälle palju räägitud ja just ringijuhtide nagu sellisest
väärtustamist selle poole pealt, sest ühel päeval lihtsalt nad väsivad ära. Et need samad ringi võid olla lauluõpetajad, kooridirigendid, tantsuõpetajad, et ka valla puhul, et mida annaks teha ja riigi puhul samamoodi, et inimesed ära ei väsiks. Sest töötasu on üks teema, aga kas on midagi veel, et inimesed ära ei väsiks ja oleks ikkagi inimesed, kes kaare alla nõus minema? Mina olen mitu korda mõtelnud, et me käime proovides, eks ju, et kindlasti on tasu see, kui meil oleks ka vallapidudelt järjest vähemaks jääb meil esinemisi, üks asi, et jääb esinemisi, aga põhiliselt, mis oleks vaja, eks ju, et valla need juhtiv organisatsioon saaksid ka meiega vahepeal kokku, küsiksid, kuidas teil läheb, eks ju, et mis te teete, kas me saame teid aidata või näiteks aastas korra võiks olla ka kutsuda ringijuhid kokku või kultuuriinimesed ja viige meid ka vahepeal kuskile. Ütleme selles suhtes, et tegelikult selles me tunneme ikkagi puudust, et see valla juhtivad inimesed ei suhtu meisse nii, nagu me võib-olla ootame. Me ootame kõik pai. Kes ei oota? Kes ei oota? Tulevad kohale küll, ma siin esmaspäeval oli meil avamine oli, siis sõitis autoga, lapsed lamusid toredasti väga hästi juurde, vallavanem sõitis mööda autoga, siis sõitis vallavolikogu esinaine ja siis sõitis ka kultuurijuht ja ega keegi välja ei tulnud. Aga mina tahan veel lõpetuseks nagu ütelda seda, et mul on ikka südamest hea meel, et see muusikafestival toimib. Et see jätkub, see toimib. Et ma ei taha meelde tuletada seda algust, kui raske oli kahekesi. Me tegime kunstilise ühiga kahekesi, kui suur meeskond on praegu. Ja muidugi algul oligi väiksem, eks ju. Aga et see muusikafestival toimib, see on nii hea tunne. Ja minul ei ole võimalik käia kõike neid kontserte läbi, sellepärast, et jooksed ka oma üritused ja liiga palju eks ju. Aga need, mis ma olen sel aastal ka käinud, ikka täiesti emotsioonid, eile näiteks see kontsert oli ikka väga ilus ja kõik on, aga aitäh Andres ja Priit, et see festival ikkagi toimib ja need lõunatunnid, need on nii ägedad. Et sa saad inimest hoopis teise nurga all nagu teada, et nagu eile see Paap Kõlar, eks ju, väga üllatav, eks ju, väga kiht. Aga aitäh, et tulite. Aitäh Tiiule ja Andresele ja tõesti, et kui Tiiuga tahab vestelda, siis tee Vihikülla või kultuurimajas. Ma püüan ikka tee ära ka, kui sa selle teega nii, et saate kiiremini kohe. Aga see, ma ikka figureerin Suurejani vahet ka, eks ju, ja homme vahvad laulu-tantsupidu Tiiule ka, sinu kollektiivi. Ja, ikka tantsime, rõõmuga tantsime, eks ju. Ja publikule aitäh ja meie kohtume kell 16 Rohemaa Aitis, kus Robert Jürjenda üles astub ja vahepeal tuleb tuli, lauluvõllade tantsuga tuli tuleb meie valda 18.15 alates kuni 22 midagi peale. Ja kell 22 kohtume Õiguse kirikus, Vox Clamantis, Advokant 90. Sinna väga oodatud, sinna päris palju pileteid juba müüdud, et kellel on pilet ostmata, ostke eelmüügist ära, siis kindlasti saate koha, nii et ootame teid nii kell 4 kui kell 10. Aitäh tulemast! See Vox Clamantise tava, see nüüd on tegelikult ringeldud praegu Ameerikas ja Kanadas ja igal pool Euroopas, et ta on üsna napilt pääses ja sai siia vahele pandud, nii et ärge